Vahel tundub, et see loll, kui on nii, siis lahendus mul on. Ütle mulle, mida soovid teada ja ma kohe räägin lähemalt. Tervist! Olete taaskord jõudnud kuulama iganädalast silmaringi saadet Räägi lähemalt. Mina olen teie saatejuht Roland Väilaldaga ning nagu igal teisel nädalal võtame täna ette ühe teema, millest meie kuulajad loodetavasti väga midagi ei tea ning anname sellest saate jooksul põgusa ülevaate. Kui te meid varem kuulanud pole, siis meie saate eripära on see, et me toome teieni iga teema puhul nii ekspertide teadmised kui ka võhikute arvamused. Ühest küljest pakume me kuulajale käsitletavast teemast teoreetilist ja praktilist ülevaadet. Teisest küljest uurime aga ka seda, kui teadlikud inimesed kindlast teemast üldse on ning millised eelarvamused sellega seostuvad. Tänase episoodi teemaks on Eesti pärimusmuusika ning nagu juba tavaks, alustavad saadet teemaga vähem tuttavad inimesed ning täna on meil neid stuudios 2 tükki. Olge palun lahked ja tutvustage ennast. Tere, minu nimi on Norman ja olen üliõpilane. Ja tere, olen Rasmus, lihtne loomes ja kultuurist ei tea mitte midagi. Okei, Norman ja Rasmus, väga tore, et te täna saatesse olete tulnud. Alustame siis sellest, et öelge mulle palun, mis tuleb teil esimesena pähe kuuldes sõnapaari pärimusmuusika? Ilmselt tuleb laulupidu meelde ja teise asjana ilmselt Brad Attack, kes on seda palju edasi arendanud, siukest moodsamalt. Ega selles rohkem väga ei teagi. Siuksed mingid rahvariides vanad daamid, Kihnu Virve, umbes selline pilt. Jah, need mõtted on kindlasti kõik teemasse, aga arvestades nende sellist väikest kogust, ütleks mina, et teil on kindlasti tänasest saatest midagi ka juurde õppida. Ning sellega aitab meid tänase saate teema ekspert, mees nimega Madis Alaõlg, keda on teised valdkonna eksperdid kirjeldanud suure pärimus- ja rahvamuusika huvilise ja uurijana ning aktiivse kogukonna muusikuna. Madis räägib meile nüüd siis täpsemalt, mis see Eesti pärimusmuusika endast kujutab. Ta ei saa meiega kahjuks stuudios olla, aga ta ühineb meiega üle võrgu. Tere Madis, kus sa meiega täna ühined? Tere! Tänan selle ilusa tutvustuse eest. Mina ühinen teiega Eesti-Läti piiri äärest Jaanekese külast. Suur tänu kutsumast ning ma loodan, et saan teile täna midagi huvitavat rääkida. Väga hea, sest just sellepärast me sind täna saatesse kutsusimegi. Aga palun Madis, räägi meile siis, kuidas sina Eesti pärimusmuusika üldist olemust lahti seletaks. No jaa, mina pärimusmuusika puhul alustaks definitsioonist. Pärimusmuusikat, mul on siin üks hea õpiku definitsioon, et pärimusmuusika on vahetu kogemuse ja elava traditsiooni kaudu õpitud või edasi antud etniliste tunnustega muusika ning selle arendused ja ümbertöötlused. Seega pärimusmuusikast rääkides peame me silmas nii vanemat ajaloolist muusikat kui ka uuema aja ümbertöötlusi. Võin tuua välja selle ka, et on olemas selline termin nagu rahvamuusika, mille all me siis üldiselt käsitleme ainult vanemat muusikat. Mis aga on siis täpsemalt need uuem ja vanem muusika? Muusika puhul me võime eristada primaarset ja sekundaarset funktsiooni. Taastkord õpiku terminaga mulle väga meeldib, et muusika on primaarse funktsiooniga siis, kui ta esitatakse üksi näiteks või grupiga iseenda jaoks. Sekundaarne funktsioon on muusikal aga siis, kui seda esitatakse kellelgi teisele, nagu näiteks kontserdi raames. Siit siis ka nagu vastuseni jõudes, et Eesti vanem pärimusmuusika oli pigem primaarse funktsiooniga. See uue muusika on rohkem nagu sekundaarse funktsiooniga. Ja see oli nagu sellepärast nii, et vanasti ei tehtud meil muusikat nii palju nagu esteetilise naudingu otstarbeks, et nõuti muusikal ikka aktiivset osalust ja kasutati seda näiteks maagiliste toimingute ajal, et
kui taheti kindlustada head õnne ja saaki ja muud sarnast, et aga näiteks oli muusika ka signaalide edastamiseks või metsloomade hirmutamiseks. Et meelelahutuslik kasutus oli olemas, aga see oli tihti seotud ka maagilise funktsiooniga. Et siuke tants ja trall oli ka vahel siuke osa siuksest tähtsast rituaalist ikkagi. Et ja kõike seda vanemat muusikat anti edasi suuliselt elavas pärimuses. Et lugusid siis õpeti oma emalt või isalt või perekonnasugulastelt või teistelt tuntud pillimängijatelt ja laulikutelt. Et aga see tänapäevane uuem pärimusmuusika tegeleb aga hoopis nende vanade lugude ümbertöötlemise ja taasesitamisega. Et oma algses funktsioonis kohtab neid vanu lugusid tõesti praegu väga vähe, sest et nüüdisaegsed taasesitused on paimitud rohkem siis uuema aja muusikatavadega ning mõeldud rohkem lihtsalt kuulamiseks ja vaatamiseks. Et mitmed vanad pärimusliinid on ka praeguseks katkenud ning tänapäevased esitajad õpivad lugusid tihti vanadelt arhiivisalvestustelt või nootidelt. Praegusel hetkel on Eesti vanem pärimusmuusika elavas pärimuses ja algses funktsioonis säilinud mõnel üksikutel äärealadel Setus ja Kihnus näiteks. Et selliselt kõlaks minupoolne siuke keele ülevaade pärimusmuusika olemusest. Jah, see kõik kõlab väga huvitavalt, aga ma lihtsalt märkasin, et teie hääl on meie vestluse algusest saati terve aeg nagu kuidagi muundunud ja muutunud, et praeguseks hetkeks teie hääl ei kõla enam samamoodi, nagu ta alguses kõlas, et ma mõtlesin, ma küsin lihtsalt, et kas teil seal Jaaniksel on ikka kõik korras? Noh, ma tegelikult käisin eile õhtul käisin külapeol ja uhtisin viiulit kütta ja siis sõbra poiss küttis lõõtsa ja üks hetk sain lõõtsaga pikki koppu, et uhtisime nii hullusti, et läks natukene halvasti, aga hommikul ärkasin üles ja noh, väga hea olla ei ole. Aga ma rääkida saan ja kõik on korras. Et tegelikult ma nagu sellel pikalt ei peatuks, et mul on siia tegelikult teile üks hea näide, üks arhiivisalvestus aastast 1960 sellise karkse lauleku poolt nagu Helena Animägi. Okei, aga kuulame siis seda helisalvestust. Hella või hella, tule sina siia või hella, agari siia poole, tule siia poole. Hella või hella, tule sina siia või hella, me koera kakleme, me pulli puskleme. Hella või hella, tule sina siia või hella, teeme endal pärjad pähe, kuller kopust ellereina. No see oli minu meelest küll üks väga ilus arhiivisalvestus. Aga nüüd oleme me jõudnud tagasi stuudiosse, oma stuudiokülaliste juurde ning teie käest küsiks ma nüüd siis, et mis mulje jäi teile sellest eksperdijutust? Et kas see oli mingil määral ootustepärane või vastandus see täiesti teie eeldustele? Ütleme niimoodi, et kui ma seda juttu kuulasin, siis mul hakkasid peas sellised seosed tekkima, et on küll tõesti nii, et varem ei ole ise selle nii täpselt nagu süvenenud selle sisse, aga kui ma seda juttu kuulasin, siis see kõlas loogilisena küll, et mul hakkasid vaikselt mingid näited peas jooksma, kui ta rääkis sellest primaarsest ja sekundaarsest nii-öelda muusikaedastusest ja tundus täitsa siuke mõistlik jutt. Aga üleüldiselt tundus ikka päris keeruline kõik see terminoloogia nii-öelda, et igast asjast pihta saanud, aga üldine pilt, sellest sai aru.
eks ta võttis jah suht siukse nii-öelda teadusliku lähenemise ka sellele veidi, et sellega väga tuttav ei ole tõesti. siuke pärimusmuusika nii-öelda, kui panna nüüd õpikusse kirja põhimõtteliselt, kui saab siukest asja teha üldse. Jah, ma arvan, et saab küll. Et meil ju siin Madis tõi ise ka välja, et ta kasutas mõnda nii-öelda õpiku definitsiooni, mis ma eeldan, et ta on siis mõnest õpikust võtnud. Ja eks selle terminoloogiaga, eks sellega ole igas valdkonnas nii, et esineb siuke valdkonna spetsiifiline terminoloogia, aga Eesti pärimusmuusika puhul ma ei usu, et see nüüd nii väga raske on, et natuke uurimist ja tegelikult saab selgeks küll. Aga liigume siinkohal edasi meie saate järgmise osa juurde, kus me teeme juttu pärimusmuusika instrumentidest. Selle osa sissejuhatuseks on Madis meil kokku pannud väikse mängu, mis kannab nime pärimuspill või suvaline jura. Mängu põhimõte on lihtne. Mul on siin üks nimekiri erinevatest pärimusmuusika instrumentidest, mille seas on ka mõningaid, mida pole tegelikult olemas. Teie peate ära arvama, millised pillid siin nimekirjas on päriselt olemas ning millised ei ole. Madise sõnul võivad pärimuspillidel tihti väga huvitavad nimed olla ning selle tõttu pole see mäng nii lihtne, kui alguses tundub. Soovitan ka meie kuulajatel kaasa mängida ning vaadata, kui hästi te hakkama saate. Kas kõik on selge? Ja. On. Aga hakkame siis pihta. Esimene pill. Lokulaud. Kas see on olemas või ei ole? Lokulaud. Mina ütlen, et mina olen isegi kuulnud siukest pilli nime nagu enne või siis väga sarnast nime, nii et ma arvan, et see on täitsa olemas siuke. Ma julgen arvata, et on ma ei äkki... oska öelda, et siis ma pean siis äkki nõustuma. Äkki ta on siuke pesulaua moodi pill, nagu vanasti oli pesulaud ja siis sa sealt krõbistad ja üles-alla mingi pulgaga. Äkki mingi kandli moodi. No olemas on ta tõesti, aga päris selline ei ole. Lokulaud on tegelikult 2 posti vahele asetatud põikpuu küljes rippuv laud, mida siis löödi puust vasaraga. Aga te olete siin teinud hea alguse, nii et liigume edasi järgmise pilli juurde, milleks on pangepasun. Kas see on olemas? See kõlab nagu roppus hoopis. Pangepasun. Pangepasun on... Aga võimalik on. See kõlab nagu keegi tahtis mingit pasunat valjemaks teha, ta tegi panges siis mingi ruupori külge, et ta nagu täpselt kõlabki nii, nagu siuke maamees võis kodus valmis teha, aga samas võib ka siuke väljamõeldud nimi olla, nii et no ütleme, et ei ole olemas. Pasun ikka tehniline pill, kas ei ole, et me eeldaks, et panges väga pasunat ei tee. Jah, teil on taaskord õigus. Seda pilli ei ole olemas, see on lihtsalt mingi suvaline jura. Liigume nüüd edasi aga 3. pilli juurde, milleks on põimikpill. Mis asi üldse on põimik? Põimik on mingi, kui midagi põimitud kokku, kudum. Põimikpill, ma arvan, see on siuke ürgne nimi, et see võib olemas olla, aga milline see on, mul ei ole aimugi. Mul ei tule isegi pilt, et nii et ma ütleks ei. Ma ütleks ka ei. Ma pean ütlema, et teil läheb praegu väga hästi, sest et see vastus on samuti õige. Põimikpilli ei ole olemas. Aga nüüd jõuame me oma väikse mängu lõppu ja grand finaaleks peate te ära arvama, kas selline pill nagu umba on olemas või ei ole. Umba on, kõlab nagu mingi juurvili rohkem kui pill. See ei kõla isegi eestikeelne. Pigem äkki ikkagi on kuskilt mingi Lõuna-Eesti murrakuga tulnud, aga umba. Mis kõlab sarnasena umbale, ma ei tea, tumba. Tumbast väga ei tehtud pille. Eks ta võib-olla mingi rütmipill on, jah. No ma ütlen ikkagi, et no ilmselt on ikka olemas. No äkki on. Jah, tõesti, umba on olemas. Umba teine nimi, mis on teile võib-olla tuttavam, on jauram. Jauramit olen kuulnud küll, jah. See on natukene tuttavam. Jah, ja umba ehk jauram on siis vibukujuline instrument, mille küljes on metalllitrid ning instrumenti vastu maad lüües litrid kõlisevad.
seega mängu kokkuvõtteks võime öelda, et mõndadel pärimusmuusika pillidel on ikka päris huvitavad nimed. Teie suutsite seekord kõik õigesti ära arvata, mis on üpris muljetavaldav. Ma vaatan, et meil pole siin aga ekspert vahepeal sõna saanud, et Madis, kas sul on meile nende pillide koha pealt midagi lisada? No jaa, alati on midagi lisada, et aga ma kommenteeriks alguses natuke seda mängu, et ma tõesti arvasin, et see tuleb natukene raskem, aga tundub, et meil on siin peale minu veel pärimusmuusika eksperte kohal. Aga kui nüüd nendest pillidest natuke rääkida, siis et enne rääkisin pillide või muusika primaarsest funktsioonist ja pillid olidki siis vahend selle saavutamiseks. Et mängu jooksul mainiti sellist pilli nagu lokulaud näiteks. Ja lokulaud, nagu mäletate, loodi puustvasaraga ja see oli siis signaalinstrument, millega kutsuti näiteks rahvast kokku või teatate õnnetusjuhtumitest. Aga ma rääkisin, et muusika võis olla ka siuke meelelahutuslik väärtus, et tihti mängiti viiulit torbella või lootspelle näiteks tantsusaateks, et nagu ma rääkisin, et teie ise ka eile tegin. Et põllemees oli rahva seas väga hinnas ning oma mängu eest sai ta tasuks näiteks kindaid või igasugu paelu või hea õlle või raha ka vahel. Et mõned tuntud vanamaja pellimehed on näiteks torpallimängija Juhan Maaker, viiuldaja Mihkel Toom ning näiteks multi-instrumentalist Ruben Kessler. Et rääkisime natukene ka pillide ehitusest mängu jooksul ja tõesti pillid oli tehti siukse lihtsama ehitusega. Aga leidus ka keerukama ehitusega pille, nagu näiteks ennast mainitud viiul või torupill. Nii, aga nüüd olen ma teile siia taas kord läinud ühe arhiivisalvestuse, et seekord osaks teie kuulata ühte instrumentaalset arhiivisalvestust aastast 1936, et sellel salvestusel mängib ennast mainitud viiuldaja Mihkel Toom üksi ühte polkat. No nii, peale seda toredat lugu oleme me tagasi stuudios ning räägime jälle natuke oma stuudiokülalistega. Ning ma küsiks nüüd teie käest, et mis mulje teile kõigest sellest kuuldust siis jäi? Mul tekkis selline väga külaline tunne, et selline rahvale, et selline väike jooma, et peale suurt tööpäeva kõik saavad pundiga kokku, hea söök, hea muusika, selline vanaaegne värk. Eks need pillid, see, mis meil ekspert rääkis, kirjeldaski niimoodi, et ega vanas Eestis siukest suurt kogunemise ja seltsielu ei olnudki, et pigem olid siuksed külapeod ja siis olid ka siuksed külainstrumendid, ega muusika tegemata jäi ja siis tehtigi käesolevate vahenditest lihtsalt pillid ja eks need ilmselt pandi päris hästi kõlama, et nagu me seda viiulit kuulsime, siis ma arvan, et kui mingi meistrimees tegi kodus siukse asja valmis, siis on ikka päris hea tulemus, et võrreldes näiteks, ma ei tea, läänerahva kultuurieluga, et siis me tundusime matslikud, ma arvan, aga vaadates, mis ressurss oli, siis tubli töö. Jah, tõesti. Tundub, et muusika ei jää inimestel või siis eri rahvastel tegemata kunagi, et alati leitakse mingisugune viis. Ja tihti on muusika väga suur osa kindlast kultuurist. Ja nii on ka siin meil Eestis.
aga nüüd jõuame me oma saate viimase osa juurde, kus räägime veidike uuemast pärimusmuusikast ning selle tuntud esitajatest. Ja siinkohal ma alustakski sellega, et küsiks teilt siin stuudios, et kas te oskaks nimetada mõnda praeguse aja pärimusmuusika esitajat? Ma tean, et enne oli juttu Red Attackist, aga äkki kedagi teist? ma pean ütlema, et ei. mina võin öelda Puuluup, siis sama Kihnu seltskond ja siis tead, neid on raudselt veel, aga kohe ei oskagi niimoodi välja öelda, et ma olen küll kunagi erinevatele folkidele sattunud, aga ei ole neid nii-öelda nimesi pähe õppinud, et kuna ise ei ole kuulanud, siis kui pigem on niimoodi, et kui tahvli peal näed nime või kuskil plakatit, siis mõtled, et siis tuleb tuttavad need enamus Eesti bändid, aga eks neid väikseid bände on ka hästi palju. Setod oli kunagi, kus see Vabarna veel enne tegi bändi. No setod on ju tänase päevani tegelikult aktiivsed, vähemalt nii palju, kui mina tean. Aga tõesti, mulle on ka jäänud selline mulje, et inimesed tegelikult üldiselt teavad, mis see pärimusmuusika on, et mõne bändi nime kuuldes tuleb ikka mõni lugu meelde, aga lihtsalt sellisest sügavamast mineviku taustast ei olda väga teadlikud. Aga kuule, Madis, kas sa tahad ka meile siia lõppu midagi lisada? Nojah, ses suhtes, et seda ma nagu arvasingi, et kui ütleb juttu nagu nendest uuematest kollektiividest, et siis osatakse ikka nimetada neid küll. Aga ma olen siin suures mõttes nagu kõike ära rääkinud, et palju veel rääkida ei olekski, et enne ma mainisin, et uuema aja pärimusmuusika esitajad tegelevad siis suuremas osas vanade loogude ümbertöötlemise ja taasesitamisega. Et tihti on nende poolt kasutusel siis need samad vanad pärimuspildid, et millest meil enne just juttu oli. Aga need siis kombineeritakse uuema aja pildidega ja uuema aja stiilidega. Et üldiselt ongi see tänapäevane pärimusmuusika siuke kombinatsioon vanast ja uuest. Kui nüüd siia veel mõningaid esitajaid, keda veel nimetatud ei ole, välja tuua, siis ma mainiks ära veel näiteks Lõtsavägilased, Oopuse ja näiteks Torobeli ja Üssi Treia. Aga hetkel on minu meelest Eestis kõige tuntum siiski Red Attack, et sellest ei saa üle ega ümber. Ning siia lõppu tegelikult ma lasekski teil kuulata ühte lõiku nende 2017. aasta loost, mis kannab nime Kabala. No siinkohal ma teeks enne veel ära tänase saate kokkuvõtte, et ma loodan, et meie kuulajad õppisid tänasest saatest midagi uut ja midagi huvitavat. Suur tänu meie tänastele stuudiokülalistele ja loomulikult ka meie pärimusmuusika eksperdile. Kohtume jälle järgmisel nädalal uue teema ja uute inimestega. Seniks aga hoidke kõrvad lahti ja püsige uudishimulikud. Ning siia lõppu veel siis Kabala.